Kui 2024. aasta augustikuus avati Tallinnas Rataskaiu tänaval luksuslik Bombay klubi, ei saanud paljud aru, kellele see mõeldud on ja kas meil siin ikka nii varakaid kliente jagub. Peale selle oodati veel sama luksusliku hotelli valmimist. Selle taga on aga suur rahvusvaheline kasiinoäri. Selle suur investeeringu tõi Eestisse 46-aastane Austraalia päritolu krüptoärimees Tim Heath. Siis veel ei teatud, et enne piduliku klubi avamist taheti see sama mees röövida. Kõik see leidis aset 29. juulil 2024. aastal. Üks süüdistatav saabus Poola Vabariigist bussiga, teine saabus lennukiga. Selle jaoks kuritegu toime panna, üks osa teoplaanist kujutas endast siis ka ehitustööde teesklemist. Selle jaoks soetati siis ka vajalikud vahendid, jälgiti ka kannatanu liikumist ja lõpuks siis renditi kaubik, liiguti kannatanu elukoha lähedusse, lõpuks jälgiti kannatanu liikumist ja tema saabumisel koju ootasid teda ees siis juba 2 isikut trepikojas, kes asusid teda ründama, lõid teda käte, tõenäoliselt ka jalgadega. Lõpuks suutis ärimees 2 mehe aardest pääseda ja viimased põgenesid. Täna olid Harju maakohtu ees Alaverdi Alaverdijev ja Ilgar Magomedov. Nemad olid selle teo toimepanijad. Selleks oli ette valmistatud ka peidik ja korralik plaan, kuidas tegutseda. Grupeering oli rahaliselt varustatud. Selles grupis on tuvastatud 4 inimest, kellest üks veel on vahi all ja menetluse ootel. Kogu operatsiooni valmistati ette Eestis 6 aega. Kes selle plaani taga oli, see jäi saladuseks. Kuride asjaolud sellisele hüpoteesile viitavad. Tõsi küll, Eesti Vabariigi kontekstis on tegemist täna ikkagi harva esineva kuriteega. Kui me vaatame globaalset pilti, siis paraku sellised rünnakud muutuvad meil järjest sagedasemaks. See on tegelikult ikkagi kuritegelik tendents, millega Eesti Vabariik peab väga tõsiselt arvestama. Austraaliast pärit ärimees Tim Heath ajab ülemaailmselt kasiino ja krüptoäri ja teda võib kindlasti miljardäriks nimetada. Seetõttu oli ta kindlalt ka kurjategijatele magus suutäis. Kui juba nii palju raha on, kindlasti on võimalik sealt teenida. Väidetavalt praegu süüdistuse järgi küsis kumbki endale 100 000. Kas see peab paika, seda täpselt tegelikult kohtust teada ei saadudki. Harju maakohus mõistis Alaverdijevile 7 aastat ja 6 kuud vangistust, Magomedovile aga 8 aastat ja 9 kuud. Mõlemad mehed saadetakse ka riigist välja. Kahju kannatanule peavad nad tasuma 25 000 eurot. Kuigi algselt oli kohtumenetluses ärimehe nõue oluliselt suurem, 3,2 miljonit eurot. Nõudmised olid suuremad, aga ma arvan, et kõige olulisem eesmärk sai saavutatud. Ehk prokuratuuri süüdistus ei pidama. Välja mõistetud karistused süüdistatavatele oli suures pildis need, mida prokurör nõudis. Ja ma arvan, et kokkuvõtlikult saabki öelda, et siinne lugu kinnitab, et tegelikult prokuratuur ja advokaadid kannatanud saavad ja peavad ka koostööd tegema. Kas Tim Heath on praegu ikka resideerumas Eestis või siia enam oma jalga tõsta ei tahu? Ikka Eestis. Samuti ei ole prokurör veel edasikaebamist otsustanud, kuid tema poolt nõutud karistus oli mõnevõrra karmim. Karistused oma järgus jäid lähedale sellele, mida prokurör kohtus taotles. Siin on just oluline rõhutada, et Ilgar Magomedovas, kes ei tunnistanud mitte midagi, kohus pidas ikkagi põhjendatus keskmisest suuremat karistust ja ka süüdistatava Alaverdijevi puhul ka prokuratuur tõi süüdistuskõnes samamoodi välja tema poolne kahetsus, vabandamine ohvri ees. Eestis ei ole inimröövid eriti populaarsed kuriteod olnud. Taasiseseisvumisaja vaates jääb nende juhtumite arv 10 piiresse.